tere tulemast siis veel kord kõigile Kreta saarele. Tegemist on Kreeka kõige suurema saarega. Minu nimi on Kaie. Kreekas on üle 3000 saare ja on lisaks veel mandriosa. Nii et nad on kõik väga erinevad. Ja see piirkond siin Kretaga eesotsas on jälle natukene teistsugune. Kreta saar asub siis Egeuse meres ja on siis enam-vähem võrdsetel kaugustel nii Euroopast, Aasiast kui ka Aafrika rannikust, nii et läheb enam-vähem keskpunkti ja see tähendab, et on olnud strateegiliselt alati väga oluline paik. Ja tegemist on siis Euroopa vanima kõrgkultuuri kodumaaga ja me võime julgelt öelda, et Kretalt on pärit siis ka tegelikult see Euroopa kultuur kui selline. Nii, kõigepealt kõikide nende sammaste, mida te näete, need sambad ei olnud originaalis, mitte betoonist valatud, vaid need sambad originaalis olid tegelikult puidust. Ja kuidas me teame nende sammaste välimuse, need baasid olid kivist ja need baasid on säilinud. Vaat see, mis siia all on süvendatud, see on siis see kunagine samba baas. Et siin need freskod, mida te näete, need on ikkagi koopiad, sellepärast, et originaalid on kõik kenasti muuseumisse viidud. Et mõnes mõttes võib selle üle, nagu öeldakse, diskuteerida, et fresko jätab ikkagi nagu õige mulje selles asukohas, kuhu ta mõeldud on. Mitte nii, et kõik on välja lõigatud ja viidud muuseumi seina peale. No, Pompeis on samamoodi tehtud. Aga siin te näete nüüd freskosid, kus kujutatakse teatrit seal üleval ka. Siit näete nüüd treppe. Ja trepid on siis originaal. Need on alabastrist valmistatud. Alabaster toodi Egiptusest. Alabaster on ka lubjakivi üks liike. Vaatate, siin on nüüd need laoruumid. Ja seal on niisugused neljakandilised augud, et need olid ka siis kas vilja ladustamiseks või milleks iganes. Ja lisaks on siis siin näha ka neid hanumaid, millega siis ladustati. Siin te näete normehi, kes kannavad niudepõlle ja samuti on meil siis pikad lokisjuuksed, et see on ka niisugune, võib öelda kaubavärk. Sõnni kujutis, sarved paistavad. Kreta õitseaeg muidugi jääb väga kaugesse minevikku ja oletatavasti siis, kui näiteks toimusid need Trooja sõjasündmused 1250 enne Kristust, võis Kreta tagasi vaadata juba 1500 aasta pikkusele ajaloole. Alates 448. aastast enne Kristust on siis leitud esimesed Kreta nimed olümpiamängude nimekirjades. Teatavasti võtsid kõik Kreeka polised ja osad võtsid sellest olümpiamängudest osa. Et see oli ka omamoodi selline Kreeka ühendamise aktsioon, võime nii öelda. 8. sajandil jõudis siis Kretale aristiusk ja esialgu oli siis tegemist katoliiklusega, hiljem kui Kreta jäi Bütsansi mõju piirkonda, siis loomulikult saame rääkida õigeusust. Veneetsia periood, et kuidas siis Kreta sai Veneetsiale. No, kõigepealt läks Kreta frankidele, sellepärast, et jagati ära Bütsansi territooriumid nende vallutajate poolt ja frangid siis müüsid Kreta Veneetsiale. Jälle strateegiline asukoht oli siis asi, mis veneetslasi huvitas. Ja Veneetsia periood kestis siis tiba üle 400 aasta ja alates 17. sajandist püüdsid türklased jõuliselt Kreetat vallutada. See võitlus kestis 25 aastat ja selles võitluses hukkus ka siis umbes 50 000 inimest. Nüüd türklaste vastu tõusid kretalased ka mitmeid kordi üles ja kõige suurem ülestõus oli siis Taskalannise ülestõus.
ja vaat siis, kui toimus Türgis ka see noortürklaste liikumine ülestõus 20. sajandi alguses, vaat selle tulemusena alles siis 1913 sai siis Greta lõpuks täiesti vabaks türklastest ja sai liituda Kreekaga. Kuju, keda te seal näete, on siis Spiros Gaiales ja tema oli 20. sajandi alguse jällegi selline patrioot ja võitleja. Noh, niisugused need võitlejad, need ongi need tüüpilised riided, mida nad kandsid ja kannavad osaliselt tänase päevani. Ja just see pearätik ja püksid, sellised kottpüksid, mustad. Ja nemad siis 1905. aastal võitlesid ja tema siis näitas, olid Vene laevad, olid Itaalia laevad ja Prantsuse laevad olid reidil ja andis neile märku, aga noh, nagu ikka, liitlased ei tulnud eriti appi. Nii et langes kangelasena. Et nüüd me siis läheme Eleftheris Venizelose hauale. Tema on siis Kreetalt pärit, aga Kreeka poliitik, on olnud peaminister ja tema on siis olnud selle akti taga, et Kreeta lõpuks siis 20. sajandi alguses ühines Kreekaga. Nüüd väga-väga oluline poliitik. Kreeta elanikkond on siis väga selline kirju koostis. Et kes nüüd siis see päris kreetalane on, selle kohta on jälle väga raske näpuga järge öelda, et siin on ikkagi toimunud väga palju segunemisi. Et väljak on pühendatud siis Väike-Aasia põgenikele, kes siis 20. sajandi algusest olid sunnitud, nagu ma ütlesin, et kreeklased pidid Kreekasse tagasi minema ja türklased pidid Türki minema. Ja see monument on siis ka ehitatud nende mälestusest, kes pidid niimoodi oma kodudest lahkuma. Ja kui nüüd rääkida sellest uuemast ajast, siis võib öelda, et kuni 1970. aastateni, nii et mitte väga kauge minevik, oli Kreeta selline suhteliselt maha jäänud, selline põllumajanduslik piirkond. Aga 70. aastatel hakkas siis turism siin arenema ja seal peal on kõik väga muutunud, et sellest põllumajanduslikust maast on saanud tõeline massiturismi mekka. Kreetal on siis ainult 2 suuremat linna, pealinn Heraklion, kus on siis natukene üle 100 000 elaniku ja suuruselt teine on siis Manja, kus peaks olema kuskil 60 000 elanikku. Elanike saarel peaks siis olema kuskil 600 000, umbes 250 kilomeetrit, kitsama koha pealt peaks 14 kilomeetrit olema ja laiema koha pealt siis 61 kilomeetrit. Umbes siis 2/3 selle saare pindalast katavad mäed ja pindala on 8300 ruutkilomeetrit. Ja Kreeta on siis üks vähestest Kreeka saartest, mis siis on võimeline ennast ise ära toitma. Et me oleme teiega siis Arkaadi kloostris ja Arkaadi klooster on tegelikult olnud üks suurimaid kloostreid, aga Arkaadi klooster on siis seotud väga tõsiselt taas siis nende türklaste vastase võitlusega. Lõppsündmus leidis aset 9. novembril, siis lihtsalt küladest inimesed ei pääsenud ligi. Ja kuna vihma nii kohutavalt sadas, siis see tähendas seda, et püssirohuvarud olid ka vettinud. 2 päeva suudeti türklastele vastu seista, aga loomulikult said võitlejad aru, et neil ei ole mingisugust šanssi türklaste vastu. Ja siis lihtsalt otsustati lasta õhku püssirohuladu. Ja türklased olid ka juba õue peale jõudnud ja siis lihtsalt pandi püssirohule tuli otsa, käis kõva pauk. Enamik kaitsjatest, naistest, lastest sai surma, aga ka väga palju türklasi. Lihtsalt niisugune erandlik akt, mida vabadusvõitluses on siis korda saadetud. Aga kuna nad seda tegid, siis tegelikult maailmale asi juhtus ju juba
19. sajandi teisel poolel, 1866. Kloostri traditsioon jätkuvalt siis Kreekas on elus ja kloostrid on palju, kloostrid on siis suured ja kloostrid on väikesed. Et oleme siis Neitsi Maarjale pühendatud kloostris ja see klooster on asutatud vahemikus. Esimesed teated on siis juba 12. sajandist, nii et 12–14 sajand ehitatud, aga muidugi 19. sajandil ümber ehitatud. Ja tegemist oli siis nunnakloostriga. Ja siin on siis see kuulus ikoon, Neitsi Maarja ikoon, mille koopiat te siin kahjuks näete, sellepärast et originaal viidi Itaaliasse, see on Roomas praegu. Ja ikoonidega on ikka selline lugu, et ikoonid Kreeta saarel just on imettegevad. Ja selle ikooni puhul ka, et see võis ikkagi väga paljud soovid täita ja sellepärast ta siit ära viidigi Itaaliasse, aga väidetavalt siis see koopia on täpselt samasuguse tähendusega, nagu siis oli see vana ikoon. Ja Kreeta saarel on neid imettegevaid ikoone rohkemgi veel. Et siin on jälle kalmistu ja muidugi see hauakoht või see krüpt, kui ta on perekondlik, siis ta kuulub perekonnale, aga kui perekonnal krüpti ei ole, tahetakse matta, siis neil on ka tähtajalised on need hauakohad. Ja tähtaeg on pandud siis selle järgi paika, kui kaua võtab aega, et see surnukeha laguneb. Ja kui nüüd peale selle tähtaja lõppemist perekond otsustab, et tahaks seda kohta ikkagi veel säilitada, siis neil tuleb uuesti leping sõlmida, uuesti maksta. Aga kui nad seda teha ei soovi, siis võetakse need kondikesed sealt hauast välja ja pannakse luukambritesse. Et nüüd vasakult kätt näete ka neid originaalniisutuskanaleid ja näete neid veskeid ka seal, ainult üksikud on veel. Et siin oli neid tuhandetes neid veskeid kunagi või tuulikuid, ütleme. Tuulikud, mis siis niisutasid ja mõned üksikud on, need niisutuskanalid on ka siis säilinud. Vesi tuli mägedest ja juhiti siis nendesse niisutussüsteemidesse. See küla oli siis koht, kuhu siis tänu Nikos Kazantzakisele kogunesid intelligendid, said seal kokku. Ja seal peaks siis olema Kreeta saare kõige vanem plataan, puu. Ja nüüd tuleb siis õige varsti siis Diktaioni koobas, mis siis on seotud kreeklaste peajumalat Zeusiga ja Zeus kasvas siis üles siin Kreeta saarel Diktaioni koopas, kus siis nümfid teda kasvatasid ja kus teda siis toideti kitsepiimaga ja selle kitse nimi oli Amalthea, kelle piima siis väike Zeus lapsena jõi. Nii et seetõttu siis Zeus suhtus hiljem ka Kreeta saarde kui oma sünnikohta ja suure sümpaatiaga, et alati tuli ta kreetalastele appi, kui midagi oli pahasti. Teate, mille pärast lambakarjades on kitsed? Kits on karjus. Lambad joonduvad kitsede järgi. Nii, aga räägime siis natukene palkadest ka. Et keskmine palk peaks olema siis kuskil, siin on statistikas 2 erinevat numbrit, vahe on 300 €, nii et kas 2120 või 2430 jätkata, samal moel laenu neile enam ei anta, tuleb hakata koondama, tuleb hakata palku vähendama, tuleb hakata pensioneid vähendama, et mitu tuttavat pensionäri ütlesid, et kuskil 600–700 € võeti ära. Nii et pension on praegu kuskil siis 1400 umbes. Kui te vaatate koopaid, siis need sissepääsud võivad jätta sellise suhteliselt väikese või mulje, et seal midagi nagu väga palju rohkem ei ole. Aga seal taga on tihti peale 1, 2 kuni 3 ruumi eraldi. Ja muidugi hipid on siis ka koobastes toimetanud. Aga viimane hipide kokkutulek oli enne Covidit ja ütles, et siis tulid kõik need vanad 60ndate aastate hipid siia kohale, et umbes 5000 inimest oli olnud, väga suur pidu.
no nii lugupeetud seltskond, oleme siis Imbruse külla jõudnud ja siin siis varsti on meil teekond ees ja temperatuur on usinasti kukkunud. Et soojad riided võtke siis kaasa. Need, mis on seljas. Ärge midagi bussi jätke. Et nende puhul jälle, kui nad panevad mingi info välja kodulehtedel seal netis, siis nii nagu Hispaanias, see mitte kunagi paika ei pea. Tere tulemast Kreekasse!